kanad on maitsestatud siis soola ja pipra ja suhkru ja törtsuõlg. Näiteks on seisnud, ahi on suve ja läheb. Ja siis on võimalik hakata kotletid aigelt tegema. Kotletid tulevad täna meil sea haklihast, rakvere hakliha. Tuleb lisada siia muna. Soola. Tõesti väga hea, et ei libise. Praeme ennem sibule. Kotletide taigna. Mul on silmad märjad sibulest. See on ikka õige sibul. Kas muna sinna saab? Kas koorega või ilma? Kooreta. Hopp, 1, 2, 3, 17. Nii, nüüd on siis kodune hakkliha, soolpipar, muna, mis hästi katki ei läinud ja sibul, mis ajas silmad märjaks. Siin kausis kõik koos. No kui hull siis on, et teha kodus süüa? Üleüldse ei ole, aga täna on teistmoodi. Kodus söömas tegemine versus väljas söömas käimine. Mõlemat on vaja. Kodus on tihtilugu ju teedki neid asju, mis sa oled kogu aeg teinud, sest niimoodi läheb kergemini ja sul on need toiduained olemas, et sa ei osta mingisugust Hiina, ma ei tea, imest mingid maitseainet ja värki. Hakkavad siis kanavärgid otsa saama või läbi või? Valmis või? Tuli alt ära ja... Et kõige ebameeldivam on siis panni pealt. Ma tule siia näitan, et kui hull siin see olukord on. Või ei lähe. See rasva puhastus on nagu... Ebameeldiv. No ikkagi on ka kodus söögi tegemisel ka väiksed miinuspooled või? Noh, ja kas ongi valmis või? No paistab küll. Ei läinud kuskile. Rebane ei tulnud vahepeal kanavargile. Noh, et teeb siis kartulipudru.
tunnen, et 8. märts oli ikka õige päev, naistepäev, proletariaat, selline rannakulle mööda tänavaid pudrunuiadega oma õiguste eest ja siis la, varsti saab süüa. Siin läheb. Siis saab poole või? Peaks olema normaalne. On mämmi.